Nii, tere kõik retrosõbrad. Kuna mul kaamerate ja selliste asjadega nagu eriti kogemust ei ole, siis kaamera ette ma otseselt ei roni. Aga plaan oli teha YouTube'i retrotehnika vlog, kus siis näitaks erinevat tehnikat. Kuna mul on endal omajagu tehnikat, mida näidata, võib-olla tutvustaks. Ühe teeks kohe selgeks, et ma ei ole professionaal. Ma ei ole õppinud seda. Minu jaoks on retrotehnika täielik hobi. Ja ette on ka pandud mis muud kui majak. Ja see konkreetne majak on siis üks minu esimesi, mille ma siis täiesti pulkadeks võtsin. Lüüdid vahetasin, rihmad vahetasin, viisin ennast üldse elektroonikaga pisut kurssi. Ja nüüd ta on mul kapi peal seisnud. Võib isegi vist julgelt öelda, et äkki mingi aasta, üle aasta. Ja täna nagu tutvustav osa sellele vlogile, et kas üldse on huvilisi selles suhtes taolisele asjale või ei ole. Et teemegi sellise tutvustav osa, kus võib-olla püüaks kergelt tolmu pealt ära, puhastaks helipea ära, kuulaks, kas ta üldse mängib midagi, võtaks testiks 400 Hz testlindiga, kas ta on üldse paigas, kuna too hetk, kui ma seda makki tegin, ega ma siis suurt midagi ei taibanud. Mitte, et ma nüüd praegugi väga palju taipaks, aga pisut rohkem kui too aeg. Ja võiks ka vaadata 3 kHz kassetiga, kuidas tal kiirus on. Näiteks ma siia videosse lisan siis pildid, milline ta oli ka alguses, kui ma ta sain. Ehk siis ta tuli suht pilbastena mööda pagasnikut laiali. Mis seal ikka? Alustame vaikselt siis. Samal ajal räägime ka natukene infot majaki kohta, mis ma olen suutnud netist välja kaevata. Kiievis toodetud alates 1987 aastast. Stereo- ja monofonogrammide salvestamiseks ja hilisemaks taasesitamiseks kompaktkassetiidelt MK60 või MK90. Kas kassetides ma üritan ka videosse panna pildi siis, milleks ta siis nagu loodud on, aga ütleme nii, et ega tänapäeval ei taha keegi neid kassette enam endale makki kuhugile panna ilmselt. No tegemist on siiski paraja liivapaberiga. Aga pühikski siis natukene viisakamaks teda. Ja vaataks, mis nägu ta teeb. Sest ega seismine ei ole just makkidele nagu kõige positiivsem asi. Siiski liikuvad osad jäävad kuivale ja nad tahavad siiski mängimist saada. Võtaks natukese kuivemaga üle. Makki ka natukene ja vaatame, mis ta siis teeb. Käib nagu traktor, seda oli arvata. Kasseti valgustus on ka endal lisatud. Lindi sageduskarakteristik tüüp 1 FE203 40 kuni 12500 Hz, tüüp 2 CRO2 ehk kroom 40 kuni 14 000 Hz, tüüp 3 ehk siis segatuna ferratum kroom, siis tüüp 3 FECR 40 kuni 16 000 Hz, signaali ja müra suhe 54 detsibelli, võrgu energiatarve 38 vatti, juhtvõimendite väljusvõimsus 2 × 4 vatti, kaal 9,2 kilo.
ikka omajagu kaalub. Hind väljalaske ajal 333 rubla ilma kõlariteta, 383 rubla kõlaritega. nii, aga vahepeal vaataks siis, mis häält taga teeb. kasutan siis kõlareid hetkel. kõlariteks on Teslad. ja isegi mängib, aga nagu näha, siis ainult ühest kanalist mängib. ja tähendab seda, et tuleb juba sees midagi ette võtta temaga. ei tööta ta nii nagu peab. aga võtaks siis, vaataks, kas väljundis töötavad mõlemad kanalid. jah, väljundist ma saan näidata, et töötavad ilusti mõlemad kanalid. järelikult on võimu osas probleem. aga vähemalt me teame, et ta mängib. vaataks siis edasi, mida tarka veel on tema kohta leida. nii, Majak 233 stereokassettmagnetofoon oli saadaval kahes disaini variandis, musta ja hõbedase LC paneeliga. kuigi hõbedased versioonid olid palju haruldasemad. mis me siit veel leiame? tagaküljel kõlarite ühendamiseks mõeldud pistikupesad, liini sisend ja väljund liides, kaitse, pistikupesa toitejuhtme jaoks. omadest kogemustest, mis ma temast rääkida võin. mulle isiklikult Majak väga meeldib. ta on ikka tõsine tükk rauda, mis viiseb plastikkestas. halvad asjad näiteks, mida temas välja tuua. nüüd uuema otsa või noh, nüüd kui ma olen tegelema sellega hakanud, mul ei ole probleeme olnud sellega, et ta linte lõhub. aga kunagi lapsepõlves oli küll selline etapp, kus iga lint, mille algusesse sai keeratud, oli krõpsepuru. aga seda saab nii-öelda lindivedajatega seadistada, et kui tummiselt ja tugevalt ta veab. siis, mis siis veel? no nagu kuulda on, siis magnet tõmbab helipead ikka tõsise kolksuga ülesse. isegi netist võib leida infot, et nii suure kolksuga tõmbab või nii suure jõuga tõmbab helipead üles, et lindile tekib suisa lohk. kuigi ise ma ei ole seda nüüd täheldanud. aga ega tal ees ei olegi rohkem ka midagi kui kõlarite sisse-välja lülitus. siis see peaks vist olema summutus. CR, FE liidetuna ja esimene mikrofoni sisend. siis on lindistus, üks kanal lindistus, teine kanal heli, üks kanal heli, teine kanal bass ja kõrged. siin on lindi loendur, sisselülitus, esitamine, kerimised,
stopp. See peaks olema paus ja see peaks olema lindistus. Kui nüüd tagasi tulla selle konkreetse majaki juurde, siis miks tema korpusel ei ole kirjasid? Asi oli nimelt selline, et ta tuli nii kehvas seisus, jõudis minu kätte, et tundus ilusam lihtsalt maha lihvida need jäänused, mis seal paneelist olid jäänud või kirjadest. Ja täpselt nii saigi tehtud ja iseenesest ma välimusega olen nagu üsna rahul. Eks see ole muidugi rohkem maitse asi. Ma ei oskagi nagu siia midagi lisada. See osa võib-olla jääbki selline lühemaks tutvustavaks osaks. Et mis üldse nagu selle kanali peal võiks toimuma hakata ja iseenesest te võite muidugi panna kommentaare, mida te sooviksite näha, kui detailidesse laskuda. Selle majaki ilmselt võtame järgmises episoodis, vaatame nii-öelda, mis Karol kõhus on. Võtame ta lahti, tõenäoliselt puhastame teda natukene, siis ilmselt me teeme küll testida praegu ka, testlinti. Hetkel mul on kõik siin nii pilla-palla, et tuleb kuidagi selline nii-öelda testfilmimine või muud sellist, et eks aega mööda üritan nagu paremaks muutuda ise, üritan paremat sisu toota, eks arenen samamoodi pisut. Aga vaatame siis nii-öelda ekraani pealt, kas on 0 detsibelli 400 Hz juures või ei ole. No ikka üsna kaugelt mööda. On ikka jah. No tollel hetkel muidugi mul ei olnud mitte ühtegi testkasseti ega muud sellist ka, mille järgi teda nagu paika ajada. Aga vaatame korra siis näiteks kiirust. Programmiks on VFGUI 3 kHz start. Tulemus on selline. Pisut kiirem kui peaks. Ja vähekene laines samuti. Aga ma olen ka üsna kindel, et siia sai pandud Hiina rihmad. Nii et ma selle lainetuse koha pealt ei imesta nagu midagi. Kahjuks on kehva kvaliteediga rihm, annab kiirusel kohe tunda. Ometigi tal on suur O-ratas, mis seda peaks kompenseerima, aga ei kompenseeri. Aga selleks korraks ongi siis, ma arvan, et episood koos. Kui miski meeldis, viska like. Kui ei meeldinud, pane dislike, ma ei saa midagi teha. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud. Hukka ei ole mind mõtet mõista, kuna ma tõesti ei tee sellist asja elukutseliselt, vaid ainult hobi korras. Ja jäta kommentaarides siis kindlasti infot, mida ma võiksin muuta, mida ma võiksin täpsemalt teha. Muud sellist, tõenäoliselt ma kordan ennast esimeses episoodis väga palju, aga vabandan selle eest. Aga eks me kõik areneme. Aga selleks korraks olge tublid, loodetavasti satute siia kanalile, subscribe'ite kanalit ja eks vaatame, mis tulevik toob. Nägemist kõigile!